Eelmise reede seisuga on Tallinnas 57 koolikollet, mis on varasemast 9 kollet vähem. Ning kui kooli vahealt tulles oli haigestunud pealinna koolidest 1160, siis eelmise reede seisuga on see arv langenud 919-ne. Uued haigusjuhud on tekkinud pigem just klassides, mis distantsil ei ole olnud. Seega on meede olnud edukas, leiab ka Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. Eelmise reede seisuga tekkis 5 uut kollest ja need põhiliselt tekkisid siis algklassides, kust distantsõpet ei olnud. 2 kollet ja 2 kollet tekkis gümnaasiumastmes, kust omamoodi distantsõpet ei olnud. Ja ainult 1 kolle tekkis selles vanuserühmas, kus oli distantsõpe. Marianne Härma Terviseametis nendib, et distantsõppele osaline üleminek on mõjutanud nakatumiskordaja allaminekut Tallinna kontekstis tervikuna. Tallinn kui epidemioloogiliselt üks olulisemaid piirkondi. Lapsed olid huvitegevusest eemal, nad olid kooli kontaktõppest eemal, et ei saa eirata ka seda osa. Nii et kindlasti selle nädala arvud, järgmise nädala nakatumise arvud peaksid meile nüüd seda näitama, mis siis oli see koolide nii-öelda efekt. Õppetöö hajutamine sellel ja järgmisel nädalal jätkub Tallinna koolides riskiplaanide alusel. Kokku lepitud, et siis hajutamine toimub 30–50% ulatuses ja püütakse säilitada koolides neid klasse, kes siis 2 nädalat distantsõppel olnud. Tallinna Pelgulinna gümnaasiumis on sel nädalal distantsõppel 2. ja 3. klassid, järgmisel nädalal lähevad 10. ja 11. klassid. Koolijuht Tõnu Piibur ütleb, et distantsõpet ei pea võtma kui karistuspataljoni, vaid kui ühte võimalikku õppevormi, kus tuleb anda koduseks tegemiseks sobivaid ülesandeid. Ei ole maailm mustvalge, et nüüd koolis saab kõik asjad selgeks ja distantsil jäävad kõik väga rumalaks, või vastupidi. See on ikkagi igal ühel väga individuaalne ja kui tuleb see teade, et nüüd tuleb jääda koju, siis tuleb lihtsalt planeerida ülesanded ümber.